nii pakk jõudis. Tellisin endale maitsepärmi, siis pistaatsiakreemi, et pistaatsiajäätist teha. Ning miks ma üldse sealt tellimuse tegin? Ma tahtsin melassi, et siis piparkooke teha. Ja siis leidsin sellise huvitava asja ka. Hazelnut cocoa spread with spices ja apelsiniga. Limited edition. Ja Liis käis mul külas täna. Kutsusin jäätist sööma ja jutustama. Ja tõi mulle väikse kingituse, nii armas. Siin on üks Celsiuse jook. Joiki küünal. Ma olen täiega vaadanud neid poes ja need lõhnavad nii hästi. Ning siis on siin kimchi. Seidimisele väga hea. Mul on just praegu vaja. Ja üks my proteiini brownie. Nii armas. Mina tegin vahepeal siin valmis rebitud kana. Ja see on siis barbecue ja puhla salati kastmes. Natukene panin ka värskeid puhli või sügavkülmast. Ja nüüd saan seda kasutada igal pool. Täna ma arvan, et või homme äkki võiku peal. Mul on üks mõte, mida teha. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we'll meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Merjal on laagrisärk seljas Küproselt. Läks väga hea. Pingutad lõpuni. Tuleb. Nii.
nii, lased ilusasti alla, all väike paus. Ja viimane, suru. Rahulik alla. Tubli. Ei raske. Veel kannab tunde. Nah, mate. Knock. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Sorted it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But sorted it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow. One little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound, yeah. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? Do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Teen veel pindaga targetatud ja tõstan seda valkus ja üle poole tunni olen juba teinud. Aga siin väike häkk, et kui on pikalt vaja tarbid teha, et ei jälgis kogu aega, siis läheb palju kiiremini. Siis panin selle särgi siia, et aega ei läheks. No nii, tere hommikust! Täna on meil siin siis neljapäev ja eile oli mul siis Siimuga trenn ja tegin ka 60 minutit trepil kardiot ja siis ma kõndisin Ülenurme koju. Et täna ma ärkasin üles ja ma tunnen, et ma olen nagu nii väsinud, et tegelikult kell näitas ka, et body battery oli mingi 65 peale ainult laadin tööga ja taastumisaeg oli ka seal mingi üle 30 tunni, mida tavaliselt mul ei ole. Ja, ühesõnaga, muidu tegelikult iseenesest magasin hästi. Hommikune kaal oli mul pigem kõrgem, aga ma arvan, et see on seotud natuke sellega, et mul on ovulutsiooniaeg ja tavaliselt siis mul kõht ei käi hästi läbi, raske tunne on, alakõht pakitseb, selline punnis, keha hoiab vett kinni. Et ma loodan, et varsti kaal langeb. Et jah. Mis veel, et täna ma olen juba natukene aega toimetanud, ma panin voodipesu pesema, siis natukene korrastasin tuba, sellepärast, et mul tuleb täna hommikul koristaja. Et kell on praegu 9:30, et kella 10-ks nad tulevad, siis ma jätan neid siia koristama ja lähen ise siis trenne andma, trenni tegema ja ma arvan, et ma ei tea, kaua neil läheb, et kas ma jõuan selleks siia, kui nad lõpetavad. Eks nad annavad mulle teada. Et jah, miks ma üldse nagu koristaja kutsusin? Et mul on nagu varasemalt ka koristaja siin käinud, et mul ei ole suur korter, aga ma olen hull puhtuse armastaja ja ma ei tea, mul ei meeldi vannitoas neid klaase seal küürida ja põrandat küürida, vuugivahesid puhastada. Et siis ma olen mõnikord kutsunud siis koristaja, kes teeb sellise suurema puhastuse, siuke 3 korda aastas. Ja eelmine nädal ma mõtlesin, et ma teen ühe suurema koristuse, hakkasin koristama ja siis mõtlesin, et ma ei viitsi, mul läheb lihtsalt nii kaua aega, kui ma ise teen ja ma palju parema meelega teeksin midagi muud. Mulle muidu nagu meeldib koristada, aga kui ma tahan siukest suurt puhastust teha, siis ma võin täiesti hulluks minna lihtsalt ja ma võin seda kahetoalist korterit koristada nagu mitu päeva.
ja aga kui koristaja tuleb, siis nemad teevad kiirelt töö korralikult ära ja mina saan lihtsalt nautida ja samal ajal teha neid asju, mis mul vaja on, oma tööasju. Et ma arvan, et see on win-win situatsioon. et ja, tuleb siis staarpuhastus ja ma tean omanikku ja tema kaudu siis seekord me teeme siis koostöö raames, et ma natukene jagan Instagramis ka, et kuidas ma rahule jään ja miks ma üldse seda teenust kasutan. Ning jah, et varasemalt ma olen väga-väga rahule jäänud, ma loodan, et seekord ka. Ja õhtul tulen koju ja mul on täiesti korras kodu, hästi puhas. Nii mõnus enne jõule, enne uut aastat kodu korralikult korda teha, et uut aastat siis mõnusalt vastu võtta. Hea või? Käisid tõesti tule? Jaa, aga mul meeldis kõige rohkem Astelpajuga. Said mitu proovida või? Ja ma sain kõike maitsta peale, ma ei tahtnud rabarberit. Ja Astelpaju. Ma käisin laksu. Tšau, Kerli! Tšau. Kerli shoppas. Tere hommikust. Täna on meil pühapäev. Ma mõtlesin, et tulen siia rääkima ja jagan ka võib-olla natukene tänast päeva. Ühesõnaga, reedel oli mul mega halb olla. Lihtsalt keset päeva viimase kliendiga ma tundsin, et mul käib pea täiesti ringi, mul on nagu palaviku tunne, siuke külmahood olid ja siis oli nagu justkui nagu aga kuum, et samaaegselt. Ja siis tegelikult mul oli plaan, et Ülenurmele annan ka ühele kliendile veel trenni, aga ma uurisin temalt, et kas talle sobib lükata see edasi, et siis lükkasime tänasesse päeva selle. Sellepärast, et ma tõesti tundsin, et ma lihtsalt ei jaksanud kuidagi püsti olla ja siis ma tulingi lihtsalt koju magama. Ja mul oli lihtsalt nii madal energia ja halb olla ja õhtul ma lihtsalt sõin oma makrodest üle. Aga ma tegin seda suhteliselt teadlikult, ma võtsin vastu otsuse, et mu keha ilmselt vajab mingit laadimist ja ma sõingi natukene leiba rohkem, natuke oma tehtud rebitud kanaliha ja külmutatud banaani, et ma tundsin, et mul on seda vaja. Jah, ma ei konsulteerinud treeneriga seda, aga meie koostöö nagu pigem ongi selline, et mina kuulan hästi palju enda keha ja loomulikult ma nagu ütlesin talle seda hiljem, et ma siis sõin nagu makrodest üle. Ja järgmine päev oli mul lihtsalt nagu pisar silmas, sellepärast, et mul oli nii inimese tunne, mul oli nii palju parem olla. Me saime vanematega kokku, käisin lõunakas ringi, natuke shoppasin ja tõesti nagu õhtul läksin trenni ja tegin ka tund aega trepil kardiot, selle nädala viimane kardio siis ja tõesti ülihea oli olla ja öösel ma magasin tegelikult suhteliselt hästi, aga ma käisin päris tihti vetsus ja järgmine päev oligi kaal madalam ja esimest korda viskas ette 64 ehk siis oli 64,9. Aga täna öösel oli veel hullem vetsuralli, ma magasin halvasti, ma magasin alla 6 tunni, sest et uni kadus mega vara ära. Ja kui ma hommikul üles ärkasin, siis mul oligi nagu kuidagi siukene hästi õhukene tunne ja astusin kaalu peale ja kaalu peale oli nagu 63,6.
ehk siis 2 päevaga -2,2 kilo. Ma ei tea, mida mu keha teeb, aga ma vaatasin päevikust järgi, et tsükli sellel ajal ehk siis luteaalfaasi esimestel päevadel eelmine kuu oli mul täpselt sama jama. Ma panen päevikusse alati kirja ka oma emotsiooni, kuidas mu keha käitub. Panen päris palju märkmeid alati iga päev kirja ning ma vaatasin, et mul oli täpselt samamoodi, et halb oli olla. Keha hakkas vett väljutama ja ööga oli -1,1 kilo. Ja eelmine kuu tegelikult see jäi suht sinna ka püsima. Ma arvan, et seekord see 63, midagi jää püsima, aga mine sa tea. Et ma pigem arvan, et kaal tuleb natukene tagasi ülespoole. Aga mul on hea meel, et kaal hakkas liikuma, sest ma olin juba vahepeal nagu veidi stressis, sellepärast et see kaal püsis seal 65,8. Ehk siis jah, reedel ma olin veel 65,8 hommikul ja täna siis 63,6. Täiesti hull. Aga jah, jupp aega püsis ja ma tundsin ka, et keha on selline vett täis ja isegi näost oli juba näha, et silmalaud olid tursas ja raske oli olla, aga nüüd on palju kergem. Igal juhul nüüd ma lähen Ülenurme džimmi, ma lähen sinna bussiga, aga ma arvan, et tagasi ma tulen jala, sest väljas on nagu mega ilus ilm. Mul on seal 2 klienti. Üks reedene klient tahtis ise edasi lükata, sellepärast, et tal olid lihased päris valusad, sest me oleme järjest nagu trenne teinud, et oleme kava läbi vaadanud. Ja siis ma teen enda viimase trenni ära, sest ma pidin tegema reedel, aga ilmselgelt ma ei teinud, sest et mul oli nii halb olla. Ja ma loodan, et täna tuleb hea trenn. Eile oli. Et ma loodan, et täna tuleb ka hea trenn. Täna on need rõvedad bulgaarlased ja pendulumi kükk. Saab olema raske, aga teeme ära. Tegelikult täna ma hommikul ka poseerisin. Ma jätan siia kõrvale mõne klipi. Et poseerimise osas ma tunnen ennast ikkagi ebakindlalt. Täna ma proovisin poseerida siis bikiinidega ja no näha on, et minna veel on palju. Et mu lavakaal on tegelikult seal 56, 57, võib-olla 57 pigem. Et minna on veel, aga ja hommikul see valgus on ka kohutav, et lambivalgus, et mitte midagi nagu ei joonistuks välja ja nagu polekski lihaseid. Aga it is what it is. Võtsin 6 mõõdud, natuke on vähenenud, eriti just keskkoht. Ja jah, aga selline väike update siia. Ma arvan, et ma selle video võib-olla, äkki ma hakkan juba täna editima ja saaks võib-olla üles panna, et siuke pigem teeks lühemaid videosid kui see, et kogun muudkui klippe ja tuleb nagu liiga pikk vlog. Jah, näitan võib-olla teile trenni ka ja, aga praegu ma pean liikuma. Dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves, and you won't see the sun. They be talking loud, but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed? Been running through the pain. Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark, came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Cause underneath it all, it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end, it's you and no one else. Say less and learn more. An observation you can't absorb. The
beauty that surrounds you. Cause what you see is how it sounds to you. No, I don't think you're listening. Yeah, I don't think you... Breakfast is of course oats, pecan butter, chicken sauce. Nii, tere hommikust. Nagu võib-olla näost näha, siis ma olen endiselt veel väga väsinud. Sellepärast, et ma ei tea, viimasel ajal on väga-väga raske uinumisega ja üldse nagu öine uni on häiritud. Et mitte sellepärast, et võib-olla und isegi oleks ja et pole väsinud, aga ma tea, ma loodan, et mind on hästi kuulda, et ma järgmine aasta plaanin osta uue mikrofoni, sest eelmine on mul selline, mis läks teise iPhone'iga kokku ja statiiv tuleb ka osta, aga see selleks, mis ma tahtsin rääkida, on siis see, et viimased selline 3 päeva on mul või 3 ööd on olnud selline vetsu ralliöösiti, et keha lihtsalt väljutab mingit vett. Nagu ma juba rääkisin, siis mul oli jõhker kaalulangus. Täna hommikul oli kaal siis 64,1, et siis natukene on see kaal tagasi üles tulnud, mis tegelikult on, ma arvan, hea, sest et kui aus olla, siis mind tegelikult pani natukene muretsema, sest et ma ei tea, kuidagi üks päev oli siin südamepiirkonnas natukene siuke valulikkus või nagu tõmbas hinge kinni lausa ja siiamaani natukene on nagu veidi kahtlane. Ma helistan täna perearstile, et võib-olla igaks juhuks teha mingid analüüsid. Kindlasti võiks verd kontrollida, et kuidas selle raua ja hemoglobiini tasemega on. Jah, et ma loodan, et ma saan sellel aastal need analüüsid teha. Eile oli väga mõnus trenn, kuigi ma tundsin, et nagu sellist jõudu pole. Ma ei tundnud ennast tugevana, kuid samas ma ikkagi tõstsin raskust ja põhimõtteliselt peaaegu igas harjutuses progresseerusin. Aga viimane harjutus, kuna ma tegin eelmise harjutuse raskemalt, siis pidin natukene raskusega tagasi võtma. Ja eile oli üldse selline produktiivne päev, et ma üldse ei plaaninud seda nii, aga ma tulin koju, natukene pikutasin. Ma arvan, et ma tegin mingi siukse tunnise une, jalutasin koju Ülenurmelt ning siis tegin treeningkavasid ja ma sain 4 kliendile kavad tehtud. Et üli uhke olin eile õhtul enda üle, et ma nagu jaksasin need ära teha, et viimasel ajal lükkan muudkui edasi oma töökohustusi, eriti mis on vaja arvutis teha. Aga eile oli nii, et nii kui istusin arvuti taha, siis kuidagi tuli see töölaine siis nii-öelda peale, et produktiivsuse laine tuli peale ja tegin järjest kõik kavad ära. Aga eile õhtul siis, kui ma magama läksin, siis peast keris lihtsalt nii palju mõtteid, et võib-olla on ka sellest mul see uinumine häiritud, ma ei tea. Igal juhul ma olen proovinud, et panen siin sellise teatud sagedusega muusika taustaks käima ja tegelikult on see isegi päris hästi mõjunud. Aga siis mul tuli meelde, et mul oli kodus üks seade, et ma näitan ka selline, siin kotis on see on siis see Neurovisor. Ma olen seda nüüd vahepeal kasutanud, aga see on mul unarusse jäänud ja tegelikult ma pidin ammu juba sellest teile rääkima. Ja et see on siis selline seade, et sa paned selle siia pea külge, sul on siin ees selline, ma näitan. Selline asi ja siit siis tuleb valgustus ja telefonis on siis äpp ning seal on erinevad siis programmid ja erinevad isegi rutiinid ja ma vaatasin, tegelikult on seal ka selline
programm, mis aitaks siis parandada und. Selle seadme siis selline point on see, et ta viib sind läbi heli ning läbi valguse, et sellisele sagedusele aju, mis siis toetaks kas nüüd und või parandaks fookust või vähendaks stressi, ärevust. Et kui ma olen seda nüüd kasutanud, siis see on täiega mõnus. Et sa lihtsalt alguses, kui sul nagu peas käivad igasugused mõtted, siis mingi hetk on need vaigistatud ja sa ei mõtlegi mitte midagi ja selline hästi mõnus zen tunne tuleb sisse, et see nagu lõõgastab ja aitab seda stressi siis maandada, et ma olen päris paljudele tuttavatele andnud ka kasutada ja nad on sama mõju tundnud. Aga nüüd ma tahaksin proovida päriselt ühte programmi läbida, mis siis parandaks und ja vaadata, kuidas see siis toimib, sest hetkel ma panen siis päevikus hästi palju märkmeid kirja igapäevaselt, et kuidas mu uni oli, mis mu une kvaliteet oli. Jah, ma mõõdan seda Garmin kellaga, jah, see ei ole kõige täpsem võib-olla, aga ta annab ikkagi nagu mingisuguse ülevaate. Ja siis ma saan vaadata, analüüsida, et kuidas see siis mõjub. Aga jah, eile öösel lihtsalt keset, püüan magama jääda, lihtsalt tuleb mõte, huvitav, mitu trenni ma juba detsembris andnud olen ja mitu ma andsin novembris. Siis ma võtsin telefoni, kalendri, hakkasin lugema neid. Ja siis panen telefoni käest ära ja siis tuleb mul järsku meelde, et ma tahtsin Amazonist ühe asja tellida. Okei, et ma vaatan, mis hinnaga see praegu on. Vaatasin, sobis, tellisin, et tuleks enne jõule kohale. Ja nagu täiesti lambi koha pealt tulevad nagu mingid mõtted pähe ja ma pean nagu kohe seda tegema. Ja päeva jooksul on ka kusjuures nii, et kui ma nagu mõtlen millegile, siis ma pean nagu kohe ka tegutsema. Et eile oligi, et mõtlen, et paneks pesu pesema, siis ma pesingi 2 masinatäit pesu ära, panin kuivama. Et jah, eile oli nagu selline üsna produktiivne päev. Aga täna ma võtan siis arvuti kaasa. Ja kõigepealt ma lähen kõnnin, jalutan, ma loodan, et ilm on okei, pediküüri ja pärast pediküüri on mul siis tasku džimis 3 klienti, vahepeal saan enda kardio ära teha. Ja täna ma siis jõutrenni ilmselt ei tee, sest et mul on õhtul veel arvutis omajagu tööd vaja teha, et ma jätan täna siis, üldiselt ongi esmaspäevad mul suht tihti trennivabad. Aga jah, tavaliselt on üldse esmaspäevad mul nagu arvutipäevad, et kus ma teengi ainult check-in'e, täna pean ka tegema. Ja siis ma tavaliselt panen omale kliente, aga kuna detsembri lõpp on üsna tihe ja küsitakse ja mul ei ole väga aegasid pakkuda, siis ma natukene tulen vastu ja teen esmaspäeviti ka siis mõned trennid. Ja siis, kui ma juba saalis olen, siis ma tihtipeale olen ka enda trenni teinud, aga muidu tavaliselt jah, on mul esmaspäeval vaba. Siim ei ole mulle veel tagasisidet andnud, et mis ta sellest kaalulangusest arvab. Ja igal juhul ma millalgi näitan seda ka teile, kuidas seda kasutada. Ja ma arvan, et ma täna õhtul juba proovin seda, et võtan uuesti kasutusse. Ta peab mul ilmselt olema kusagil lihtsalt silme ees, et ma kasutaksin seda, sest see läheb mul lihtsalt meelest ära. Nii, aga natukene veel kohvi. Ja ma joon kohvi läbi klaasist kõrre, kes veel ei tea, et siis ma olen tähele pannud, et hambad püsivad siis valgemad. Ja mulle kuidagi meeldib ka. Igal juhul ja hakkan varsti kõndima. Pediküüri naudin ja ilusat päeva.
ideaalne ilm jala kõndimiseks. Ma pediküüre nüüd kolime uude kohta, täitsa 5. Võtta teine korrus. Siin Victoria. I'm being serious. This fork literally electrocutes you if you eat too fast. I mean, a vibrating toy, definitely up my alley. Now you might be wondering, why do they even make things like this? Well, there's tons of studies showing that the slower you eat, the less you eat, and thus you lose more weight. So this is kind of just reinforcing to take your time with your meal. No nii, kõht on täis ja hea on olla. Täna on enesetunne palju parem, sest et ma käisin öösel ainult 4 korda WC-s, võrreldes siis eelmise 2 ööga, kus ma käisin nagu, ma arvan, et julgelt mingi 8-10 korda. Et jah, aga kaal oli ka täna natukene kõrgem, mis tähendab seda, et vedeliku tasakaal on ilmselt siis nagu uuesti võib-olla paika loksunud, et eks see 2,2 kilo oligi nagu puhtalt tegelikult vee arvelt langus, sest et keha hoidis jupp aega vett kinni. Jah, sättisin, vaja prügi välja viia ja siis ma lähen juuksurisse ja vaatame, mis ma seal teen. Nii põnevil, sest me teeme korraliku töö, ma arvan, nende juustega. No nii, juuksurist tuli ja ma näitan teile kohe, et Paula, keda ajaga poputab mind, tal on tulnud nüüd valmisid uued šampoonid,
mis on roosilõhnaline ja ka peanahaõli samasugune. Ja ta pesi nendega mu pead juba ja nagu mega hea lõhnaga. Ja siis, mis ta mulle veel siin pani? Okei, veel šampooni, et šampooni mul kulub. Siis ja kehakreem on ka täiega hea, niisutav neil. Siis siin on veel üks roosiõli. Siis siin on tavaline, rosmariiniga vist oli see. Siis see on pähejäetav balsam, kus juures ma ei kasutagi enam tavalist balsamit, vaid ma kasutangi šampooni ning pärast panen siis seda liivin balsamit peale. Ja juuksed on mega head, pehmed. Ja see karamelli šampoon on ka mega hea. Ning see tavaline rosmariini oma on ka selline hästi hea pärske lõhnaga. Ja veel üks. Täiega äge. Nüüd mul on varud ikka pikaks ajaks täiendatud. Et ma vaatan, võib-olla ma kingin midagi siit enda sõbranale. Aga jah, kiidan neid tooteid ja hetkel, ma ei tea, ma jään vastuse võlgu, mis kuupäevani kehtib minu kood Termoorganiku lehel ja Kerli 25 annab sellise hea sooduka. Pööra paremale. Hästi. Pööra. Just. Pööra paremale. Pööra. Väga hea. Ja kõik. Just. No nii, täna on meil siin pühapäev ja mul sai tehtud ära siis selle nädala viimane trenn, mille ma tegin siis raskemalt. Aga nüüd järgmine nädal siis on mahalaadimise nädal, mis tähendab, et trennid on kergemad, lühemad, võib-olla ei tee isegi 5 korda ja naudin jõulunädalat. Et tänane trenn sai tehtud tänu valu haigistitele, sellepärast et mul algasid need naiste asjad jälle. Õnneks ei jäänud need siiski jõulude peale, nagu ma arvasin, et üks jõul ma olin täiesti kägaras maas, et seekord on enne ära see ralli, et jah, selline võtab ikka jõuetuks ja pildi vahepeal täitsa kohe mustaks. Aga ma siin nüüd mõtlesin küll, et ma lähen bussiga koju
aga siiski jalutan, et saan enda sammud ka ära täita ja lähen koju jäätist sööma ja Emilin päris uut hooaega vaatama. Jep, ja ma arvan, et lõpetangi sellega siin selle vlogi ära ja kohtume juba järgmises.